Tänases videos me üllatame oma sõpra Stevenit, pannes ta magamistuppa 40 000 palli. Kuid see pole veel kõik, sest video lõppu on meil planeeritud veel üks salajane lisaprank. See on meie sõber Steven Raidmets ning tema armastab pränke. Näiteks ta tegi Reginale üllatus sünnipäeva või tegi Chris poisile prängi, kus ta pani ta toa mullikiled ja sticky notes'e täis. Aga tema puhul on selline asi, et keegi ei ole suutnud talle päriselt head pränki teha, sest et ta näeb igat asja läbi. Seega meie eesmärk selle videoga on teha talle tema elu suurim pränk. Ning see pränk algab muidugi pallidest. Seega nüüd oli ka aeg minna vanalinna Museum of Fun'i. Meil on 12 000 liitrit kilekotte, nii et lähme vaatame, kui palju palle me sinna mahutame. Ja siin, daamid ja härrad, te näetegi kõiki neid palle, mille me varsti Steveni elutuppa paneme. Oh my god, see tuleb crazy. Mihkel, kas sa oled teinud neid videoid, et kui koristatakse pallimeret, siis leitakse igasuguseid asju? Mõtle, kui me leiame siit basseinis midagi. Kuldsõrmused, kuldketid, teemantid. Minul kadus siin ükskord telefon ära, aga ma olin üliõnnelik, et ma lihtsalt selle üles. Aga oota. Nii tore. Ja mõtle, kui sinu elutoas need on. That's crazy. Need on ülipalju ikka. Aha. Aga mis me ikka passime? Paneme pallid kottidesse. Teeme kotti täiesti lahti. Sa suudad seda uskuda, et see päriselt juhtub? Ei suuda. Ja võib-olla ongi just nüüd parim aeg seletada, kuidas me need pallid siis Museum of Fun'is saime. Nimelt, nad olid küll nõus meile palle laenama, kuid ainult selleks ajaks, kui nad on ise suletud. Ehk siis me saame nad praegu hilisõhtul peale võtta, kuid peame nad hommikul vara tagasi tooma, enne kui muuseum jälle avatakse. Ja see ajasurve ongi tegelikult üks kriitilisemaid aspekte, mis võib terve selle pränki viia täieliku ebaõnnestumiseni. Õnneks leidsime viisi, kuidas Steven saada varahommikul korraks kodust eemale. Seega loodame, et see annab meile piisavalt aega, et see pränk edukalt läbi viia. Ei, aga see on reaalselt lapsepõlve unistuse täitumine, mis me praegu teeme, sest et kui ma olin 2016 aastal, kui kõik need teised Ameerika YouTuberid sükseid pränke tegid oma sõpradele, siis ma vaatasin, see tundus nii äge. See on ulmeline, et me saame praegu seda siin Eestis oma sõbral teha. Me just rääksime, et oi, keegi polegi midagi siia kaotanud, aga tegelikult on 5 sendise ning lisaks ka huuleläike. Ja päris kallis huuleläige, mida kaotada, seda ei ole tore kaotada. Oi, ma leidsin veel midagi. See on siis... Ei, see on, ma arvan, kulmukeel on see. Siis kui me paar kotideid saime täis, siis oli kohe tunne, et oi, nii kiiresti tegib. Aga ma seda viimast juppi me teeme nagu ülikaua. Viimast 10 kotti on nagu juba varsti viimane kott. Reaalselt on umbes sama palju siin palle. Võtame ühe kottide ära, viskame siin unnikusse. Unnik läheb siin väga palju suuremaks, aga siit palle vähemaks ei jää nagu. See on nagu Nukitsa mehe filmist, et kogu aeg need marjad kastavad juurde tagasi. Ja niimoodi tund aega palle kühveldades oligi väga raske tuju üleval hoida. Saab mul appi tulla? Jaa, ma nii väsinud. Küüsmarus ka. Kuid nagu ütleb vanasõna, siis igast tegevusest on võimalik leida ka positiivne pool. Jumala hea kõhuliaste massaaž ka. Ja nii saimegi lõpuks kõik pallid kokku korjatud. Viimane pall läheb kotti ja kott läheb hopp. Ja nüüd ongi meil kottidesse pandud 40 000 palli. Let's go! Tegelikult kõige raskem osa on alles ees. Et tuleb viia autosse ning homme hommikul Steveni korterisse. Ja suured tänud Museum of Fun'ile, et te laenate niimoodi oma palle. Kui te tahate tulla kohta, kus te saate üliägedaid selfisid teha, üliägedalt fun'ida, lõbutseda, teha midagi, mis on tavapärasest teine, siis tulge siia. Täiega soovitame. See on jumal. Oh my god. Oh my god. Need on need banaanikastid vist.
kõik või? Need täpselt mahuvad ära, rohkem ei oleks mahtunud. Viimased kotikesed kutid. Teate, ma olen nii elevil selle prängi pärast. Kui ma algust seda tegin, ma arvasin, et see on võimatu, aga ma ei arvanud, et see nagu nii suur asi tundub, kui te teate, mis ma mõtlen. Aga nüüd ma küll tunnen, et see on üks nagu ägedamaid videoid, mis ma olen kunagi teinud. Ussud. Ja kõik mahtuski ära reaalselt. Oota. Reaalselt ainult üks oleks võib-olla veel mahtunud. Üliäge. Oh my god, ma olen nii elevil homse pärast, sest see, ma ei kujuta ette, mis see Steveni reaktsioon on. Teeb ukse lahti, pallid veeluvad lihtsalt välja, see on üliäge, see on täpselt selline nagu 2016 pränk. See on, oh my god, jah. Ma juba enne just rääkisin kaamerale, kui elevil ma olen, sest see on täpselt see, mida ma tahaks, et mulle tehakse, ma tahan täpselt see, mida ma tahaksin vaadata. Ja see on täpselt see, mida Steven tahab, et temale tehakse. Selline tore, lõbus ja natuke annoying võib-olla pränk, sest ta tuleb ikkagi töölt, vaata veits väsinud, vaata tavaline argipäev, sinine esmaspäev, aga siis tuleb ja vaatab, pallid voolavad peale, üliäge. Ma lihtsalt ei kujuta ette ta reaktsiooni. Ma arvan, et see on kõige hullem pränk, mida Eestis kunagi on tehtud. Nii suur aitäh Museum of Funile, et te neid palju laenasite, reaalselt ilma teieta see ei oleks võimalik. Tulge siia, tulge lõbusama, tulge selfitama. Suur aitäh teile, süda. Lähme teeme Stevenile pränki, hüppame homsesse. Nii, kell on 6 hommikul ja me lähme teeme Stevenile pränki. Päriselt või? Päriselt juhtubki või? Mina olen nii elevil reaalselt, ma ei saanud üldse magada, ma ei jäänud magama ja märkasin pool tundi enne äratust üles ja kuna see juhtub, kui sa pead ärkama kell 5.30. Ma nägin unes, et me filmime teda, kuidas ta oma majast välja tuleb ja siis ta näeb meid ja tuleb, tšau, mis te siin teete, vaata? Vaja teha Stevenile pränki, mul on vaja teha Stevenile pränki, mul on vaja teha Stevenile pränki. Mina pidin oma joppe ära võtma, sest et see on liiga eredalt nähtav, seega mul on siuke stealth mode. Ja nüüd lähme... Mitte üldse, kui keegi seda logo näeb. Nüüd on stealth mode, ta ei saa üldse aru, et see on mina. Siis, kui me teame, et ta on kodust välja läinud, siis meie saame võtta võtme ja minna sisse. Villarkas. Nii, ta lähme oota. Tšau, Kaspar. Ma pole ammu kellegi pränki teinud, nii et ma nii põnevil. Kui te mõtlete, miks Kaspar siin on, Siis meil on mõeldud ka väike lisapränk. see Steven on meil ju see tüüp, kes näeb kõik prängid läbi. Kas keegi ehmatab mind või? Ta saab alati aru, kui mingi veider asi on teoks. Ja kus sa kõige vähem endale tünga ootad, on siis, kui sa oled just tünga saanud ja sa arvad, et see on läbi. Seega täpselt sellel hetkel, kui meil saab Pallimere pränk tehtud, on meil Kaspar ootamas köögis hirmsas klouni kostüümis. Sest et Steven kardab kloune. Aga minu geeniusest aju arvas, et enne Stevenile pränki tegemist tuleks ikkagi järgi proovida, kas see klouni kostüüm on ikka piisavalt efektne. Seega mõtlesin maja peal järgi proovida. Siin on see, kuidas läks. Mihkel, kas nüüd süüa? Mihkel! Mihkel! Okei, see on päris awkward praegu. Tahad nii loomulikult kuulda, mida ma joon, mitte näha seda õudust maja näos kohe. Mihkel, kus sa oled? Mihkel! See on Bright. Põhimõtteliselt võlujook. See on meie produktiivsuse, efektiivsuse ja põhimõtteliselt ka nagu edu saladus. Näiteks terve aeg, kui me seda Steveni pränki kokku orkestreerisime, siis Bright oli alati meie kõrval ning aitas kognitiivse poolega. Ei no vaadake päriselt ka, vaadake kui kohviefekt läheb kiiresti üles ja läheb alla veel kiiremini, siis Brighti sees on matcha ja rohelise tee ekstrakt, seega selle mõju on palju sujuvam, kestab kauem ja seega nagu üleüldse palju stabiilsem, vähem ärevust, palju mõnusam ja maitsvam ka, obviously.
kuidas ma küll nii rumal olin ja arvasin, et on hea mõte oma naisele sellist pränki teha. Ma vist tol päeval oli Bright otsas, siis mu mõte ei töötanud nii hästi. Muideks, ma ei ole ikka veel andestanud selle pärast. Ma otsisin sinu neid, et ei otsi, kus sa oled. Ma tegin just mingi, et ma nutan selle maha kõik. Vabandust küll. Ma just tahtsin Steveni video jaoks teada, kas see töötab. Aga tõesti, Bright on ülimaitsev ja mõnus jook. Ja me valime selle igapäevaselt enda töö kõrvale, sest see aitab ülihästi meil olla produktiivsem ning viia suuri asju ellu. Seega, kui sina soovid tervislikku alternatiivi energiajookidele, siis paneme siia QR-koodi, saate ka proovida. Kasutage siis sooduskoodi COSIP, saate 25% soodsamalt. No siin on nagu reaalselt ülipalju häid maitseid. Seega, klikige lingile, proovige ka ja trust me, te ei kahetse seda. Okei, aga kuigi Maia-Liis oli veidi traumeeritud, siis vähemalt me teame, et pränk tuleb imeline. Nüüd jääbki üle vaid oodata, kuni Steven kodust lahkuks. Reaalselt läheb tööle hiljaks niimoodi, kus ta on. Reaalselt. Steven, siin lastakse kohe varsti lahti niimoodi, kui sa nii hiljaks jääd. Ja, viimasel minutil lahkud või? Oh my god, just veist tuli. Siis Mihkel kuuli õusust just. Aga mul on tunne, et see on koridor. See teine korpus. Reaalselt nii crazy talkis seal samas ju. Ta ei tea, mis tuleb. Loodame, et ta ei näe meid. Yes. Sealt kõnnib veel holikul. Reaalselt, ta ütleb, et ta näeb pränke läbi, aga seda pränkida küll läbi ei näe. Ta isegi ei vaadanud siia poole. Reaalselt, ta rindis nii rahulikult, nagu tal ei ole mitte mingid mured mõttes. Ja väga hea algus. Ja nüüd, kui Steven oli tööle läinud, oli aeg meil Steveni korterisse sisse murda. Oh my god, tal on siuke uks, mis on sõrmejäljega. Ma oleks pidanud Steveni sõrmejälje kuidagi saama. Siis ma läksin sisse. See oleks crazy olnud. Ja te mõtlete kindlasti, kuidas me seda teeme, aga õnneks Stevenil on üks tore toakaaslane nimega Regina, kes siis oli terve see aeg meiega kambas ja lasi meid sisse. Nii, lähme. Let's go. Pange kommentaariumisse W Regina, sest tema aitas siin prängis väga palju kaasa. Ja kindlasti mingi follow'ga teda ka. Aga nüüd lähme paneme pallid Stevenile tuppa. Ei ole hullu. Nii, ja nüüd tee silmad lahti. Oh my god, up. Pingu ma olin naaber praegu. Juba üks tuli, ma ütlesin, et need on Taara. Taara. Ma arvan palju Taarat. Ma ei tea, mida ma arvasin, aga ma just arvan, et neid nii palju on. Nagu meil reaalselt tuleb nii palju. Meil tuleb üle pea palle. See on insane. Ma ei ole kunagi näinud midagi sellist. Ei, aga reaalselt ma olen terve elu tahtnud olla nagu pallimeres, kus sul on üle pea. Ja ma ei ole kunagi saanud, sest et alati need on puusani, vaata. Lõpuks saab ise teha oma pallimere. Mihkel on enda agenda, see on selles vaata. Steven saab pränki, ta ei tea, mis tuleb. Steven saab pränki, ta ei tea, mis tuleb. Steven jõuab koju umbes 2 tunni pärast. Pränkide video juures on kõige tähtsam see, et sul on erinevad änglid, et seda inimest salaja filmida. See on nagu stalker Mihkel. Seega me peidame siia ühe kaamera. Esimene kaader, mis on väga tähtis, on see, kuidas ta sisse tuleb. Seega me mõtleme siia laua peale panna mingit nagu lihtsalt kola ja siis siia sisse peita GoPro. Ja õnneks Regina tõi täpselt selle kola. Ma võin veel asju tuua, aga... Ei, kuulge, reitidega, kuidas ta on? Ei, see on nii koomes. Ma hääletan selle esimese variandi. Okei, nüüd ei ole näha küll midagi. Kuulge, see on räigelt hea. Aga kas üldse näha ka midagi? No, kui ma näen kaamerat, et kaamera võin. Sina oled praegu täpselt seal, kus on uks.
Seega minu ülesanne on nüüd teha niimoodi, et oleks täpselt näha sind, vaataja. Siia niimoodi koti sisse jälle. Ei, aga see on low-key päris hea ju. Ta on valmis sellisteks asjadeks, ma ei tee teile nalja nagu. Ma ei nagu, keegi pole talle kunagi teinud seda, aga ta on valmis selleks, et keegi talle seda teeb. Ma luban teile. Trussiku pükste sisse. Ujumispüksi. Ma tegin nalja. Mihkel, sa oled nii annehims. Sul on nagu hea tuju. Mihkel nagu tema nagu unistust lõpuks teeb pränki. Reaalselt ma olen terve elu unistanud sellest. See on ikka crazy ju. No ma ise ei näegi, kui ma seda vaatan põhimõtteliselt. Ma mõtlesin, et meil on ikkagi vaja seda tuba ka näha, sest kui ta siia jalutab nii, et ma lisasin ühe salakaamera veel. Vaadake seda pilti, kas te näete ära. On näha või? No reaalselt, see on jumala peidus ju. Ei tea, kes teine hommikul vara võtaks ette sellise asja, et tooks kusagilt muuseumist palle kellelegi teisele koju prängi jaoks. Ma ei tea, kes veel. Meie suur mõte on ka see, et nagu Steven ta armastab pränke ja talle ei tehta väga palju pränke, sellepärast me teemegi seda, et lõpuks pränke hindav inimene saaks ühe crazy prängi. Steveni tulekuni oli 1 tund aega, seega me otsustasime raadiost kuulata, mida ta samal ajal räägib. Et kui ma olen arvutis ja ma olen näiteks kõrvalistuja autos, siis mul on... Ühesõnaga, siin te näete, kuidas Steven on praegu otse eetris My Hitsis. Samal ajal, kui me planeerime, kuidas ta magamist juba panna palle täis. Nad magame maha ja Steven tuleb kohe kõik power näpule siin. Üllatus, su koridoris on 40 000 palli. Ma ei viitsinud kotist välja võtta. Kaspar, mis on kõige suurem pränk, mida sulle kunagi on tehtud? Vist ei ole hea teile öelda, aga mulle vist kunagi ei ole pränksi teinud. Ja siis te hakkate kohe planeerima. Igaks juhuks üks koopia võtmest. Koopia? Ja, et kui sind kunagi röövitaks, siis ma tulen appi. Ei aita. Ei, aitäh, on crazy. Ma olen nii stressis. Miks see nii hirmus on? Mul on mingi ärevus reaalselt. Tere, praegu mina olen veel Kaspar. Nüüd olen ma see hirmus kroon. Ja minu plaan on siis alguses, kui Steven tuleb, siis mina olen üleval korrusel. Ja siis, kui nemad filmivad TikTokis, siis mina tulen salajalt siia, siin. Ja ootan minu ohverit. Ma ütlen ausalt, ma kardan kõige rohkem seda, et Steven klokib selle ära. Aga nagu me juba rääkisime ka siin omavahel, et isegi kui ta klokib ära selle, et midagi on toimumas, ta ei kloki mitte kunagi ära seda, et tal on magamistoas pallimeri. Mina olen mures lihtsalt selle prügikoti ja hõisu pärast. Kui ta tuleb tuppa, me ei tohi liigutada. Kohe, kui me liigutame, on ju palle kuulda. Edu teile. Ehk me peame kallame pallid ära ja siis me oleme lihtsalt kivikulud. Oi, jah. See tuleb päris raske teil. Mina kardan kõige rohkem seda, et Steveni naaber läheks mind koridori. Kohe kutsun mingi 112 politsei, siis mind kohe, ma ei tea. Ja teine, ma kardan ka seda, et kui ma tulen sisse, siis ma kardan, et Steven näeks mind. Steveni töö My Hitsis hakkas kohe lõppema, seega hakkasime kiirelt tema tuba pallidega täitma. See tuleb crazy! Neid palju on ikka jõhkralt. Kui ma omale lapsed saan, siis Maia, me teeme enda lastele maailma kõige suurema pallimere. Ja teeme enda lastele, Mihkel, sa teed seda endale. Seda tahaks juba reaktsioonina. Ma tean, et see tuleb nii hea ja ma tean, et mina ei ootaks kunagi sellist asja. Reaalselt insane. Vaadake seda. See on 3 kotitäiti, see on peaaegu pool tuba. Oh my god. Mida enne teeme? Steven tuleb koju. Miks see siuke prügikoti hais on? Kuulge, see on insane. Ma
vaata, kui kaua ma saan hinge kinni hoida Pallimere all. See on nii hirmus, sa ei saa aru, kus see liigub, see on nagu mingi munt, vaata. Kuulge, siin on päris palju õhku. Mingi räägi veel. See hullult kajab, kui sa räägid. Kajab. Jaa, hirmus luba kajab reaalselt. Siin on päris poolav. Hilja siis. Eesti kõige suurem Pallimere tuba. Reaalselt ma ei usuks oma silmi, kui minu magamistoas siuke asi oleks. Ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas Steven nagu suudaks seda komperhändida. Ta on nii šokis. Vaadake seda, see on nii pehme reaalselt, ma saan kahvade hüpata ja ma ei saa haigeni. Elus. Kuid Steven hakkas juba oma autoga koju sõitma, seega pidime kiirelt lõbutsemise lõpetama. Ma lähen nüüd korrusele. Ma väga loodan, et naabrid ma ei satu. Regina just saatis meile sõnumi, et Steven oli oma kodu ette parkinud. Seega pidime nüüd hiirvaikselt Pallimeres ootama. Tšau. Tuled üle või? Mul on see rühmatöö esitamine, vaata kell 11. Tõrgani uksest sisse. Sa oled koristanud või? Jaa, ma veits koristasin. Ma ei tea, mul läks uni ära nii varakult täna. Ma tegelikult keetsin sulle, vaata need munad ka valmis. Hea lõhna. Panin selle küünla põlema. See uus või? Jep. Oh my god. Mis toimub? Meie pränk oleks peaaegu täielikult läbi kukkunud. Kas keegi ehmatab mind või? Mis toimub? Ma ei saa. Päriselt. Ma teen full jõuga, see uks läheb katki. Uks ei tulnud lahti. Pallid surusid seda seespoolt nii tugevalt, et seda oli võimatu avada. Probleem, millele me polnud kordagi varem mõelnud. Ma ei saa lahti seda. Mis toimub? Ongi planeeritud, et see peaks lahti minema või meil on probleem? Ma ei tea. Oota, aga äkki saad ikkagi veel? Mis kell sul koosolek on? Okei, ma proovin. Ma ei saa ju. Veel rohkem jõuga. Oh my god. Mis siin toimub? Neil ei jäänud midagi muud üle, kui joosta ukseni ja proovida see ise seestpoolt lahti teha. Mis siin toimub? Mis siin toimub? Aita meid välja! Mis siin toimub? Mis siin toimub? Mis siin toimub? Tule mängima! Oh my god! Mida What the Te ei ole normaalsed inimesed! Te ei ole normaalsed! Õnnelik ta! Vaatke õnnelik ta! Regina ei saa sisse ikka veel! Vaata, maistab seda. See on nii õigesti veel oli tervikpäev. Ja ma mõtlesin nagu, mis toimub, et miks. Et ma mõtlesin, et minu probleem oli see, et äkki ta pani midagi ukse ette ja me ei saagi rohkem sisse nagu. Et midagi kukkus siin ette, et me ei saa mitte kunagi jääma siia tukku. See oli nii hea küsimus. You just got cranked. No freaking way. Teil on jumala lappes nüüd. Sest et te aktiveerisite midagi, mida mitte keegi pole suutnud aktiveerida. Ja see tähendab seda... Parimad pranksterid Eestis, ma tean! Wars! Aga Steven seda väga raske biitida, nii et... Isegi üritab. Ma lihtsalt muretsen jah, et kas peale minu pränke me veel jääme suhtlema või...
I have some stuff nagu. Millest? Mida ma ei tea nagu? Asjad, mis võtavad kuid aega. Oh my god, long term. Kolid teistest ära või? Kardate uuesti pränki Ma lihtsalt ütlen teile, te hoidke alt, sest et te ei tea, kus ma olen, millal ma olen. Kes sa oled? See on ülimõnus, aga jõle pala. Nagu keha hinga, aga nii mõnus on olla. Suurepärane selles mõttes. On mida oodata, minge pange follow kindlasti. Aga samal ajal, kui Steven juba kättemaksuplaane haudus, polnud tal õrna aimugi, et koridoris on klouni kostüümiga Kaspar, kes ootab parajad hetke, et tuppa tulla. No kui ma hakkasin ust lahti tegema ja uksi läinud lahti, ma mõtlesin nagu okei. Ehk siis ma mõtlesin, et midagi on seal ukse ees, mitte pallimeri. See ei olnud mu ma ütlen ausalt, see ei olnud mu esimene mõte, et siin võib olla... Oled sa kindel? No ma ei mõelnud, et 40 000 palli on mul magamistoas ja ma ei saa selle pärast ust lahti. Aga nüüd, kus Pallimere pränk oli tehtud, võttiski Steven rahulikult. Filmine on läbi, prängid on tehtud, lähme oma eluga edasi. Või nii ta arvas, sest et see sama köök, kus ta ennem käis ja polnud kedagi, siis vahepeal on ukses sisse hiilinud Kaspar klouni kostüümis ja ootabki teda köögis. Tšau, ma korraks segan su vaatamiskogemust, aga tahtsin öelda, et kui sulle see video meeldib, siis ma väga hindaksin, kui sa paneksid meie Gossipi kanalile subscribe, sest et see aitab meil meeletult kaasa, päriselt ka, ja 70% teist ei ole seda veel teinud. Seega mõtlesin, et äkki 70% keegi tahaks panna subscribe. Tänud! Ja lähme tagasi videosse. Täitsa või katsume seda, ma ei tea, kas tunned, aga... Jaa, tunned nagu pum. Ja te tegite oma elu veel raskemaks. Kaspar, sina ka. Sa oled nüüd nendega samas paadis. Oh my god. Sina pead vaatama iga õhtu, iga hommik, iga lõuna, oma selja taha. Ma tean, kus sa elad, ma tean, kus sa koju sisse saab. Ja Kaspar, sina tegid oma elu praegu väga-väga keeruliseks. Nii et hoia alt, because you are fucked. Ma ootan. See hirmus. Oh my god. Kuna see üks kingitus ka? Ja kuna sulle pole varem lilli kingitus, siis palun need on sulle. Oi, aitäh! Issand, kui armas! Vau! No, nüüd ma küll ei taha teile pränki ju tagasi teha. Ta on nii segadus. Korista. Mis toimub? No vaatame, kas ta hakkab nüüd koristama siis. Väikem ringi ratast lihtsalt. Kuulge, aga suured tänud, et te vaatasite, kallid vaatajad. Pange kindlasti like, subscribe, jälgige Stevenit, jälgige Kasparit, jälgige Reginat. Ja olge mõnusad ja kui Steven küsib, et aidake pränki teha, siis öelge kindlasti, et ei, te olete lojaalsed meile. Ei, no kui te tahate ikkagi näha, et teie lemmik sisuloojad siin saavad natukene põllis, võtke minuga ühendust. Ei kuule midagi. Nad vaidlustavad mind.